Delta. Sellele suvel annab Tartu Uues Teatris etendusi Labürintteatri ühendus G9 ja suvelavastuse alapealkirjaks on Hele Aines ja stuudios on Mari Mägi ja Henri Green. Kui inimene kuuleb sõna labürint, siis ta kohe mõtleb sellisele. Labürintteatri üks mõte on see, et inimene mitte ei istu maas, vaid ta liigub. Ja siis labürintteater võib olla ühe sellise viitena, tähendab seda, et inimene alustab ühest kohast ja lõpetab teises kohas. Et sa liigud läbi etenduse ise. Tinglikult see labürinti võibki siis võtta, et see on see ruum. Praegusel juhul on see siis Uue Teatri maja, kuigi seal nagu ei ole Paani ega Minotaure, siis võib-olla seal on muud tegelased. Aga lihtsalt jah, et publik on liikuvuses ja otsib ise seda nii-öelda etenduskohta siis maja peal. Tartu Uues Teatris on etendus Hele Aines, aga teil on olnud ka selline lavastus nagu Tume Aines. Tume Aines, see nimi tulenes sellepärast, et me tegutsesime siis talvise pööripäeva ümbruses ja siin põhjapoolkeral hästi pime aeg. Meie siis mõtteline nii-öelda alustala oligi peamiselt see pimedus ja teekond valgusesse. Ja siis muidugi nimeotsingud alati nii keerulised ja see Tume Aines, ma arvan, et ta on siuke hea juhuslik leid nagu tavaliselt, et see vist tuli ka sellest ingliskeelse tõlke variandist, et me nagu tõlkisime kõik oma nimed ja tekstid ka ingliskeelde igaks juhuks, et äkki keegi tahab. Kuna ingliskeeles on dark matter, on siis see Tume Aines või Tume Aine, siis selle tõlke variandi pärast sai selline. Ja nüüd on suvi käes palju-palju valgust ja nüüd on lavastuse pealkirjaks Hele Aines. Nüüd me siis teeme mõnes mõttes selle Tume Ainese teist poolust või peegelpilti, et kus kõik on. Et kui eestlased on siis talvel niimoodi hästi enesesse tõmbunud ja nokerdavad võib-olla rohkem omaette, et kuidas ta siis niimoodi jaanipäeva aegu plahvatub valla ja teeb oma võib-olla vähe kummalisi tegemisi ja kummalisi nägemusi siis ümber pööripäeva. Ja siis et mõned samad tegelased, kes meil on siis Tume Ainesest tulnud, on vahepeal siis poole aastaga läbinud sellise transformatsiooni ja tegutsevad nüüd uutes oludes ja pakuvad veidi teistsuguseid elamusi Uues Teatris. No millised need elamused on? Kas on ka läbivad tegelased, mida näha, kuulda ja teha saab? Ma saan aru, et publik ka kaasatakse. Jah, eks see publiku kaasamine vist ongi see põhiline, et sündmus sünnib nii, et meie ja publiku liikmete vahel on kohtumine ja suhtlus ja tegevused, et me võib-olla anname meile mingeid ülesandeid või mõistatusi või üritame siis nende erinevatel meeltele midagi pakkuda, mingisuguseid lõhnu või erinevaid pindu või huvitavaid helisid või. Lõhnu nuusutada, pindu katsuda. Jah, nad saaks kõike katsuda, nuusutada, maitsta. Viibida hetkes, olla kohal. Kuidas on eelnevad etendused siis Tume Aines vastu võetud publiku poolt? Eestlane on ju selline tagasihoidlik ja võib-olla ei taha kohe kaasa minna. No, lõpuks läksid vist ikka hästi käima, vähemalt Tume Ainese puhul. Eks nüüd täpselt ju igaühe niimoodi sügavale südamesse ei näe, et kas ta nüüd sai sellise elumuutva kogemuse, aga üldiselt oli armas näha neid inimesi, kes sellest labürindist siis väljusid ja ikka mõnel olid päris ilusasti silmad valgust täis, et see on näitlejatel on ka või meile tegijatel on see selline nagu tore kogemus, see on tore kohtumine ja see on ka, et me näeme ju või et keegi ei ole anonüümne, ei ole niimoodi, et meie oleme anonüümsed või külalised anonüümsed, et kõik on nähtud ja kõik on tervitatud ja kõik on läbi proovitud. Kas on ka selline läbiv teema, millele tähelepanu pööratakse? Kui me hakkasime Tume Ainest tegema, mis oli Kullo galeriis ja meil kõrval oli see suur jõulumöll, see suur jõululaat, siis mõtlesime, et ega me nüüd seda kordama ei hakka ju ometi, et kuidas me teda tasakaalustame või mida me saame lisada, mis me saame jõulu nagu juurde tuua, mis asi see jõul. Ja siis tuligi, et et tegelikult ju eestlane on nagu pööripäeva pidanud ka. Siis meil tuli see pööripäev, siis tuli meil juba Valdur Mikita, et võib-olla siis see Mikitast inspireeritud või me oleme Mikita lingvistilist metsa sinna alla lugenud, et noppinud sealt mõtteid ja neid siis kasutanud. Jah, nii et Hele Aise puhul on siis samuti pööripäev
ehk siis suvine pööripäev, minu jaoks on seal veel see Eestimaa ürgsus, vähemalt mina nimetan enda jaoks nii, et sellised maised materjalid ja nii-öelda metsalähedus on see, mis seal alt läbi kumab igal pool. No ka lõhnades ja puudutuses on ta vast olemas. Ja nendes tegelastes ja sündmustes, et seal me ju ikkagi üritame luua nii-öelda mingid kohad, et kus see stseen aset leiab, et võib-olla kui inimesele tundub, et ta on nüüd metsa sattunud või on hoopis nii-öelda külaväljakul, siis see võib-olla ongi hea antud juhul. Seepärast me soovitame ka, et panna selga need riided, mis sa paned, kui sa lähed vanamale külla, et võib-olla sul on oma tikkkontsadest pärast kahju, et kui juhuslikult satud kuskile liivaauku või kivi vahele selle kontsaga, et pigem sellised vanamaa juurde mineku valmidus. Palun kirjeldage ühte sündmust. Ma räägin enda omast äkki või natuke. No ma natuke võin vihjata, siis ei taha väga ära rääkida, aga minu ruumis on siis põhimõtteliselt selline teisendatud jaanipäev, kuidas toas seda jaanipäeva etendada, siis üritan seal lihtsalt selliseid elemente leida, mis seda tähtsat suvist päeva siis tähistaks ja üritan need jaanipäeva tegevused ja rituaalid siis seal ruumis nende lihtsustatud vahenditega või niisuguse puhaste sümboolsete vahenditega läbi viia ja anda siis inimestele vastavad ülesanded, et nad tunnekski ennast, nagu nad tähistaks jaanipäeva, aga mitte siis nagu kuskil päris grilli ääres või üle päris lõkke hüpates, vaid selliste teatraalsete vahenditega seda tehes. See on maisemate poole pealt, no võib öelda, meil on telklaager, arvatavasti saab meil vihelda ja meil on ka, tundub, et on tulemas taimelava. Kindlasti olete etenduses kasutanud ka muusikat, helisid. Praegu me teame, et olemas on ainult üks valss, et tegelikult me heli väga niimoodi ei kasuta, pigem me kasutame looduslikke helisid. Ja et helid, mis tekivad nendest materjalidest, kui me seal ringi liigume ja sabistame nendega. Ja minule läheks väga vaja stseeni 3 kärbest, aga hetkel on nad kõik peidus, et ma nagu otsin 3 kärbest endale. Labürint teatriühendus G9, kellest koosneb? Seal on erinevate elualade esindajad, et on scenograafia, õppejõud ja performance-kunstnikud ja filmiinimesed ja see on, selles mõttes on Labürint teater hästi tore vorm, et sinna võivad igasuguste elukutsete esindajad oma oskused sisse tuua, et kui sa töötad scenograafiga või sa töötad performance-kunstnikuga või siis filmiinimesega, et kõik on veidi, toovad oma sellised oskused sisse ja neid saab veidi erineva nurga alt rakendada, et see teeb selle labürindi rikkamaks. Aga meeskonnas on meil siis Inga Vares, Eve Ormisson, Kristel Maamägi, Keili Retter, Kairi Kivirähk, Henri Green, Mai Sööt ja Mari Mägi. Ja meil on veel abilisi ka, aga need alles kujunevad. Ja etendust Heleaines saab vaadata ainult Tartu Uues teatris, kuna tegemist on siis sellise kohapõhise lavastusega. Ja etendusi mängitakse 16. kuni 20. juunini ja 25. kuni 27. juunini. Tulge vaatama ja teeme ära koos. Ja kutsuge sõbrad ka. Aitäh, Mari Mägi ja Henri Green selle intervjuu eest. Labürint teatriühendus G9 mängib oma suvelavastust Heleaines Tartu Uues teatris ja rohkem infot leiab Tartu Uue teatri kodulehelt.